Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudi on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 19 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestis kui mujal. Jätkame tehnokraatlike teemadega. Tuli ka mõni kommentaar. Maarjo, mulle su saade meeldib, aga ma olen nii loll ja ma ei saa aru sellest, kuidas saab eelmisel päeval ette öelda järgmisel päeva börsi hindu. Tehke minusugusele lollile see selgeks. Kuna Andres börsiteemasid puudutas, siis annan sõna ka Andresele seda vastata. Aga siinkohal loen ka ette siis saate teemad. Kas seksiga sai ka Californias päikeseenergia projekti lube? Millised olulised punktid olid Bostoni ülikooli globaalse jätkusuutlikkuse instituudi IGS uuringud peale seksi? Palun, Andres. Tervist ja mõistust ja tervist teile kõigile. Ja on näha see inimene, kes nüüd kommenteeris ja küsimuse küsis ja nimetab ennast lolliks, ta ei ole loll inimene, ta on talupoja mõistusega, ta on väga tark inimene. Ta kahtleb, nii nagu Descartes, üks matemaatik vanasti ütles, see inimene, kes kahtleb, see mõtleb, see, kes mõtleb, see on inimene või mõtlev olend. Ja siin oli börsist juttu, börsiga ongi niimoodi, see on ju puhas kasiinomäng, kasiinopäeval. Siin võib nimetada ka, et mingid ilmastikualavusid võib panna, et võib-olla päikest tuleb ja tormi ja kõiki neid võib nendega, ütleme, saab lolli rahvamassile ära seletada. Ja tõesti, ega minagi ei saa aru, ma olen ka sama loll, ega teised ka ei ole, aga kui lähete kasiinosse, proovige ükskord seal mingisugune mäng või midagi teha. Ärge suure peale minema, aga ma ei soovita, sellepärast see võib külge hakata ja olete pärast sõltlane. Sellepärast need mängupõrgud, narkootikumid, viin, need on sellised ajutised ehmatusega ja kui võõras tuleb arvuti ja telekaameraga nähakse kohe ära, et anname talle natuke võita. Ja vot niimoodi on ka sellega ja kuna ütleme need juhuelektrid ja börsid, mis siin on meil, börse, ütleme seal Saksa ja seal pool ei ole, meil on börs ainult siin Nordikuga ja Norraga. See mõeldi lihtsalt välja, et kuidagi need hinnad samaks ajada. Ja kuna me lülitasime süsteemist välja, sest mitte keegi ei tuleta meelde, et see 50 hertsi hoidmine oli tasuta. Sellepärast, et see suure otsa peal, see 50 hertsi, mis oli, ta ei muutunud ja sellele ei olnud vaja. Aga nüüd, kui loen ka neid elektriala ja nendest ära, siis noored poisid on suuresti Spetseri ruumides ja ütlevad ära, kui meil mingi juhtus on, siis naaber aitab. Nüüd ma küsin, mis naaber? Meil on praegult ainult idanaaber siin, lätlane on ja teine on lombi taga või selle ära on 2 alalisvoolu kaablit, need ka sagedust ei hoia. Me peame ise siin tegema. Ja mõtlete kusagilt Hispaaniast või sealt tagant tuleb see sagedus, need tulevad läbi teiste kõrgepingeliinide ja ta kaob ära. Nii et see on kõige hullem variant, enne oli see ringprell, oli ringikujuline, nii et kui läks Lätis, Leedus ja kõik see ära, nad ei saanud arugi, aga nüüd pead nägema. Ja vot siin ongi see samane küsimus, et kudamoodi see börsihind saad öelda. Seda ei saagi öelda, sest see on kohe, kui hakkad panustama, see hind on, panen $10 või $100 sinna ruletti või pokkeri lauda. Ja vot see on pokkerimäng ja mängitakse meiega nii kaua, kuni me hakkame mõistust ja tarkust taga ajama. Nii et
väga tore küsimus, nii et inimesed mõelge. Kõigepealt kõik see lollitamine, mis siin toimub, juhuelektri ja sigadega ja mis siin toimub. See, kes siga ei austa, on ise siga, nii et ise vaadake, kuidas on. Et tal on endal see katt küljes mingisugune. Nii et lähme siis vaikselt peaküsimuste juurde. Nii, küsimuseks oli siis, kas seksiga saab igasuguseid ehituslubasid? See on ju loomulik, see on loodusseadus, see on kogu aeg ärimeestel käinud. Ja siin toetume ilusti suuremale uuringule ja see on päris pikk, nii et ma ei hakka pikalt siin kommenteerima, võtame ta läbi ja näete, mis toimus ja see tuleb ka meie poole siin üle, kui hakkate mõtlema, kuidas need ehitusload tulevad, kuidas need kohalikud omavalitsused kuulavad rahvast või kuula ja nii edasi. Näete, seks päikeseenergia projekti lubade saamiseks California tumeroheline külg. Et see on ju unistuste maa California ja näete, Californiast endast Ameerika energiapöörde pioneeriks kuulutanud osariigis on päikeseenergia tööstuse läikiv fassaad kokku varisemas. Mõelge trumbi peale. See on, mida meile aastaid helge tulevikuna müüdi, osutub nüüd moraalseks fiaskoks. Bostoni ülikooli globaalse jätkusuutliku see instituudi IGS uus uuring. Need toetume uuringule, pärast lõpus on originaalpilt ka, et need punkti kaupa, ta on päris pikk, sirvisin ta läbi, andis sirvida ka, siin on lühendatud variant. Nii paljastab halastamatult selle, mida kriitilised vaatlejad juba ammu on kahtlustanud. Kõrgelt kiidetud päikeseenergia laienemine on täis korruptsiooni, neopotismi ja moraalset allakäiku. Isegi seksuaalseid teenuseid projektide heaks kiitmise eest on toimetatud. Samal ajal, kui meile kodanikele jutustatakse karskuses, valitsevad kulisside taga olud nagu Sodomas ja Gomorras. Nii et peaksid ära, need on otse sealt tõlgitud ära, nii et vaadake, kui kes ei tea, mis see Sodomas ja Gomorra on, siis peaksite asja uurima. Californiale meeldib end kliimakaitse vallas eeskujuliku õpilasena esitleda. Oma ambitsioonikate eesmärkide ja ideoloogiliselt aiendatud süsinikuvaba energiavarustuse poole püüdlemisega on osariik pumbanud miljardid päikeseenergiasüsteemide laiendamisse. Aastatel 2010, näete siin aastad juba on, nii nagu Saksamaal ja oli kuni 2024 tõusid päikeseenergia tootmine muljelt avaldava 779 kuni 544 gigavatt-tunnini, 79 544 gigavatt-tunnini. See oli prestiižne projekt, mida loodetavasti korratakse kogu maailmas. Näete siin naljata. Kuid samal ajal, kui eliit 11 põlale patsutab, maksavad tavainimesed ja loodus selle oletatava edu eest hinda. Nüüd jõuame ka seksi juurde pärast, aga mis loodusele ja arheoloogiale on tehtud kahju. Lähme edasi. Nii, näete, kui siin on nüüd, ütlebki ära. Kuid mida kliimaaktivistid ja poliitilised otsustajad varjavad, paljastab nüüd ajakirjas Energy Strategy Review avaldatud uuring. Kulisside taga valitsevad banaanivabariiki meenutavad olud. Kiire laienemine on loonud korruptsiooni ja väärkäitumise sohu, mis läbib kogu süsteemi, alates väikestest tarnijatest kuni kõrgete valitsusametnikena. Nüüd mõelge, mis meil siin toimub praegu siin õue peal siin sigadega, kas siin on mingisugune seos olemas, mingisugune sarnane seos või ei ole. Ja näete, esimeseks punktiks nad ongi pannud seks päikeseenergia nimel. Vaata, päikesepaistel saab teha seda seksi või kuidas see on. On kliimapäästjate moraalne allakäik. Teadlased keskendusid päikeseenergia arendamisel Riverside maakonnas, mis on California üks aktiivsemaid piirkondi suuremahuliste päikeseenergia projektide jaoks. See, mida nad seal avastasid, tekitas skandaali isegi Hollywoodis.
USA siseministeeriumi kõrgel ametnikul oli seksuaalsuhe päikeseenergia ettevõtja lobistidega. Juhtum, mis andis uuringule provokatiivse pealkirja, näete, seks päikeseenergia nimel. Uuringul ongi selline pealkiri, kus on alapunkt. See juhtum on sümptomaatiline süsteemile, kus lube ei anta objektiivsete kriteeriumite, vaid isiklike sidemete ja teenuste alusel. Vaadake, mõelge nüüd, sidemed ja teenused isiklikult. Teine näete punkt. Päikeseenergia projekti jaoks palgatakse sõpru ja sugulasi. Vaadake, kes käivad neid reklaamimas nii päikese kui tuulikuparke saalides. Samal ajal kui kvalifitseeritud kandidaadid jäävad tühjade kätega. Ise hakanud kliimapäästjad jutlustavad avalikult moraali ja eetikat, samal ajal suletud ukse taga neid samu väärtusi jalge alla tallates. Näed, saab õhtul pimedas seksiga tegeleda ja nii edasi, nii edasi. Nii, lähme edasi, näete, siin on pikalt tuleb see. Vot siin ongi, näete, uuringu juht Benjamin Šovakol võtab kokku. Selles murrangulises uuringus leiame, et püüdlused kiirendada päikeseenergia infrastruktuuri laiendamist Californias aitavad kaasa kainestavale hulgale korruptsioonipraktikatele ja riskidele. Nende hulka kuuluvad võimu kuritarvitamised, lubade ja litsentside taotlemine, põlisrahvaste ümberasustamine ning salakavalad maksudest kõrvale hoidumise mustri või päikeseenergia projektide kohta käiva teabe võltsimine. Näete nüüd maad, kuidas hõivatakse. Meil ka nüüd päiksepatareid ja kuidas need asjad toimuvad, tuulikud. Maade hõivamine kliimakaitse nimel. Maade hõivamine on eriti salakaval praktika. Avalikke vahendeid ja maad suunatakse erasektori arendajate hüvanguks. Samal ajal kui põlisrahvaid või teisi kogukondi tõstetakse nende maalt välja. Lubatud kohalikud hüved, näiteks madalad elektriarved, jäävad sageli täitmata. Selle asemel voolavad kohapeal toodetud elekter osariigi jõukamatesse piirkondades. No mõelge, kuidas on, kui on teie ligidal need tuulikud mürisevad, kui odavalt seda elektrit saate ja mõnda aega võib-olla põhiseb saate midagi. No, kliimareligioon hävitab ajaloolisi kultuure. Meil õnneks nii palju ei ole, aga vaadake, mis siin on toimunud in Californias. Ühe projekti 250 megavati võimsusega Genesise päikese elektrijaama keskkonnamõju hindamise käigus tuvastati 99 arheoloogilist leiukohta. Üks intervjueeritav, kes seal kohapeal elab, teatas, et eemaldati palju esemeid, sealhulgas keraamikat ja mammutite koljusid. Näete, need lähevad traktoriga maha, nii nagu meil need sead lükatakse hunnikus. Teine ütles, et Genesise projekt ehitati matmispaikadele ja et need väljakaevamised on paljastanud mitut iidset jäänust. Palun, need ei ole olulised, need ei ole ajalugu ega mitte midagi ei ole vaja. Põhiline, et teeme siin kliimarevolutsiooni ja nagu ütleme sigades biokütust, biodiisel. Uus kliimakaitse religioon ei salli enda kõrval ühtegi teist jumalat, isegi kui see tähendab tervete rahvaste kultuuripärandile hävitamist. See on tänapäevane ikoonide hävitamine, mis väidetava protsessi nimel kisub maha kõik, mis selle eel seisab. Näete, jõudsime 1917, kus ikoonid, kirikud, kõik rüüstati, purustati, seda usku ei ole vaja, tuleb see kommunismi usk, mis on sarnane, et inimesed elavad väga hästi ilusti, kõik on need võrdsed ja saavad. Ja näete, siin ta on kordub, näete, seal samas Californias päris suur ja soe koht ja Hollywoodi poisid on ka seal, teevad pilti ja vahel märkuseks ka, kui saade tuleb veel edasi vaatate ja tulevad ka vesiniku tanklaid on seal kõige rohkem ja asjad ei tööta seal ka ja nii edasi, nii edasi. See on selline hea koht, kus kõik maha mustaks, nii et tulime ja tegime kõik paljaks. Nii lähme edasi, näete, kultuuri ka pole vaja ja maad hõivame ära
järgmine, näete, tuleme, rohepööre suur vale on selles samas uuringus sees. Vigaseid keskkonnamõju hindamisi kasutatakse lähedal asuvate veeteede, reostuse või looduse elupaikade hävitamise vähendamiseks. Keskkonnakaitse, mis on taastuvenergia laiendamise peamine argument, muudetakse seega farsiks. Nende vale tuleb, et me kaitseme küll, aga kõik läheb ühe huugiga traktori alla ja koppadega maha. Tõde, mida inimesed kuulda ei taha, näete, nüüd tuleb. Suuremahulised päikeseelektrijaamad hävitavad looduslikke elupaiku, kahjustavad kohalikke ökosüsteeme ja jätavad oma eluaja lõpus maha mägesid, ohtlikke jäätmeid, millel puuduvad jätkusuutlikud kõrvaldamisvahendid, lahendused. Praegult on vast tiibikud ja ütleme, need päikesepatareid hävitamiseks on asju veel, aga mõne aja pärast võib-olla on, aga näete, kui need praegult ripakil on, ega loomad elavad sees ja mis nad haigusi toovad ja nii edasi, nii edasi. Näete, järgmine, mis on veel, finantsiline varjukülg tuleb siin, on näete see maksudest kõrvale hoidumine, mis siin räägitakse ja läbipaistvuse puudumine. Meil ka räägitakse, vaadake siin elektrihinnad lätlastega läksid vahepeal 10 000 megavati peale pool tundi. Ja koha peal siis öeldi, et küll sõbrad aitavad ja siis lõpuks tuleb ära, et need, kes seal Läti pool ja sõbrad meil laabrid on, et neil ei olegi nii läbipaistvad hinnad, et tulevadki selle kommentaatori sõnade peale välja, et ei teagi eelmine päev midagi nad pakkusid vist. Näete, uuring dokumenteerib arvukalt maksudest kõrvale hoidumise ja maksustamise vältimise juhtumeid. Ettevõtted ei maksa makse või maksavad neid liiga vähe, sama kui valitsusasutused ei suuda strateegiliselt jaotada projektiraha päikeseenergiaprojektidest mõjutatud kogukondadele piisavalt. Näete, ühed jagavad raha ja teised ei jõua maksta, nii et kui sa tarbid, ei jõua maksta, aga nad peavad ju jagama, et jälle uued objektid valmis saaks. Kasum erastatakse, paneme tasku kopikad, mis on vaja. Samas kui kulud ja puudused kantakse edasi kohalikule elanikkonnale. Näete, need kohalikud poisid, kes me oleme siin Eestis samamoodi, me taome need kõik kinni, need börsi ja kõik hinnad. Ja näete, järgmine punkt, progressiivne California silmakirjalikkus. Osariik, mis kiitleb oma rangete keskkonnaalaste eeskirjadega ja taastuvenergiale pühendumisega, ilmselt talub süsteemi, mis õõnestab just neid samu väärtusi, mille eest väidetavalt seisab. Minu jaoks on kõige üllatavam leid see, kui laialt levinenud korruptsioon päikeseenergia arendamisel igal tasandil, alates väikestest tarnijatest kuni kõrgete valitsusametnikeni. Isegi nii hästi reguleeritud progressiivses osariigis nagu California, rõhutab kaasautor Alexander Dunlap, IGS-i teadur. See teadlase märkavaldus, keda kindlasti ei saa liigitada parempoolseks, on kaalukas. Ne näitab, et energia siire ehk pööre kriitika ei põhine ideoloogilistel kangekaelusel, vaid pigem kindlatel faktidel. Vaadake meie saade Gaasitehnokraat, toetume faktidele, nii et väga tore oleks ikkagi kogu aeg mõtiskleda juurde, küsige ja mida lollim küsimus nõnda nimetatud, selle targema mehe käest ta tuleb, sest ta vaatab ära. Nii et lähme edasi, näete. See on hea uuring, mis peaks mõtlema panema, aga palju seda avaldatakse või palju sellest räägitakse, aga näete sealt report 24 sealt saab. Ja näete, mis ütleb nüüd energia üleminek ehk pööre on kallis viga. Tulid nad selle asjaga välja, uuringuga paljastatud kuritarvitused heidavad karmi valgust nõnda nimetatud energiapöörde põhiprobleemidele. Läikiva fassaadi taga peitub süsteem, mis on põhimõtteliselt korrupeerunud, mis läheb kodanikele kalliks maksma, mitte ainult rahaliselt, vaid ka maastike, kultuurväärtuste ja lõppkokkuvõttes elu kvaliteedi kadumise kaudu. Uuring on järjekordne tõend sellest,
selle kohta, et taastuvenergia kiirustavat laienemist tuleb kriitiliselt hinnata. Vaadake, ega see paha ei ole, ma olen ka rääkinud, neid akud võivad olla ja nii edasi, aga kui palju? Pimeda tegutsemise asemel on vaja tegelike kulude ja tulude kainet hindamist. Näete, siin ütleb ka selle ära, kas meil Eestis on seda energeetika poolt niimoodi kulud ja tulud hinnatud või lihtsalt visatakse ette, Brüssel ütles ja paneme need kõik need tiivikud korraga vasakule poole tööle või kuidas see käib, nii nagu kraanikausid olid ja nüüd on siga revolutsiooni värk ka siin tegutseb, nii et sead vasakule jooksma või paremale või kuidamoodi. Ilma ideoloogiliste silmaklappide ja moraalse liialduseta. Ometi surutakse just seda arutelu süstemaatiliselt maha. Näete, igaüht, kes kritiseerib energiapöördeid, halvutatakse kui kliimaeitajaid, progressi vaenlast. Aga mõelda Eesti oludes, millised nimed meil on. Meil on veel eraldi nime, neil selliseid nime ei ole, ma teile ette ei ütle. Proovige mõelda, milline nimetus meil veel on. Samas kui progressi tõelised vaenlased istuvad päikeseenergia ettevõtete juhtkonnas, no meil on ju superministeeriumi kliima ja maa ja ruumiministeerium, meil on ruumid ka ja maa ja kõik kokku. Ja korrupeerunud valitsusasutuste kontor. No see käib Ameerika kohta, ma Eesti kohta ei tea öelda, aga mõelge, võib-olla on paralleeli siin või ei ole. Selle uuringu tulemused on kainestavaks meeldetuletuseks, et väidetavalt roheline tulevikku viiv tee on seotud märkimisväärsete varjukülgedega. Varjukülgedega, mida kliimareligiooni pooldajad liigagi hea meelega varjavad. Näete, nüüd saite need punktid, vaadake need üle, mõelge ära ja vaatame selle pildi. Ma panin ka ära, kus kohas see on võetud, näete. Seks päikeseenergia nimi, see on selle California päikeseenergia ülikooli pilt. Panin siin eesti keeles ka juurde, näete, korruptsioonimustrid, nii on kohe see lokkleem, klientism ja sõprade eelistamine, näete, rendiotsingud ja maade hõivamine, teenuse ümber suunamine, need omad jopped ehitavad. Vargus ja kultuurväärtused, need kõik objektilt, mis läheb. Ja need uuringu pikkus on kõigest 12 lehekülge tihedat kirja, kui seda loota. Rohepöörde pesu, ja see hõlmas 38 intervjueeritavat, nende nimesid ei ole antud, muidu on neil väga halb olla. Ja 4 fookusgruppi osatlusvaatlust, ulatusliku dokumentatsiooni analüüsi Kagu-Californias. Näete, maksudest kõrvalehoidumine ja läbipaistmatus. Nii et me kogu aeg räägime, et kõik asjad, mis meil eelmisel riigis ja üleval Toompeal ja valitsus peavad olema läbipaistvad, aga kas on, et siin need ei ole ka sellele nagu pihta saanud, et nagu oleks või mitte ei oleks. Nii, nüüd võtame selle kokku selle paari sõnaga, mõtleme nüüd Eesti peale, mis Californias oli, nüüd vaatame, mis siin Saksamaal ja mis siin kõrval toimub, ega suurt vahet ei ole, aga võin öelda seda, et arvata ja me faktiliselt praegult Ameerika Trump teeb seal väga palju tööd. Ja kui need viimased asju ka olete kuulnud siin omavahel, said presidendid kokku ja Venemaa president ütles, et 20% on ikka kaubandus tõusnud, siis kui olete eelmisi saateid vaadanud, tehnokraat, siis uraani müüb Venemaa firmad, et Ameerika ja muud lääne tuumajaamad seisma ei jääks. Nad peavad oma teadlaskonna uuesti tööle panema. Nii et mõelge. Aitäh sulle, Andres. Selles suhtes, et kui ma esimest korda seda nüüd küsimust lugesin ikka 2 korda, seks ja rohepööre, et ma mõtlesin, no nii, et nüüd hakatakse seksijatele nii-öelda juhtmeid külge toppima, et kuidas seda siis nii-öelda
puhast ja rohelist energiat saada, aga vaadake nüüd, kuhu see nii-öelda koer, millise kivi alla see maetud on. aga siinkohal lähme küsimustega edasi. kas USA-s on nüüd siis rohepöörde lõpp tulemas? kas Kreekas on nüüd tekkinud päikeseenergiaga probleeme? Palun, Andres. Nii, ja jätkame siis sama teemaga, nagu näha, näete, kui seal seksi ja värgiga kõik need Californiast on. California on selline koht, mis tahab nagu eeskujuks olla ja seal on need filmi ja soojuse koht, aga ülejäänud on veel ju 49 osariiki, kes on asjale pihta saamad kiiremini ja sealt läheb edasi ja nii, ja jõuamegi siis selle küsimuse juurde, kas USA-s on nüüd rohepöörde lõpp tulemas. Vaadake, kui toetusi ei tule enam peale, mõelge ka siin on hädas paljud ja kõik on, nii nagu siin mõned saated või eelmine saade oli lõpus seal, et kas tuleb peale maksta need, kes seda elektrit ehitavad. Algus tehakse investeering ära, kutsutakse firmad peale, siis nad hakkavad seda müüma ja siis tekib selle juhuenergia ja selliste ühekordsete päikeste sööstidega tekivad ju pahandused. Ei ole ju pidevust. Et kogu aeg niimoodi iga päev 3 korda süüa ei saa, mõtelge oma seda organismigi, kui paari päeva tagant 1 kord saate süüa, siis vaatame, mis siis teiega juhtub. Ja näete, siin ütleb ilusti praegult ära, et ilma toetusteta pole elujõuline ja USA rohelised projektid lükatakse tagasi. Näete, kogu energiapööre on selgelt vaid valitsuse toetustele üles ehitatud zombimajandus. Mõelge, nüüd meile, et siin räägime Ameerikast praegu. Ilma maksumaksja rahata pole see elujõuline. Seda näitab ka roheliste projektide kokkuvarisemine Ameerika Ühendriik. Bideni administratsiooni ajal suunati igal aastal tohutuid summasid niinimetatud energia üleminekus. Lugematud projekti rahastati maksumaksja raha või maksusoodustutega. Samal ajal tõsteti fossiilkütuste hinda kunstlikult süsinikumaksudega. No, mõtelge nüüd fossiilkütust, kui meil on nüüd vaja ka seda diislikütust panna ja meil viiakse nüüd searasva sinna Euroopasse, millest tehakse nüüd biodiislit elusatest sigadest. Kas see ei ole nüüd kallim, kui maa seest või kusagilt ta paari pumba liigutusega välja tuleb ja pressib ennast välja? No mõelge seda. Siin nüüd ütleb, rahastati maksumaksja rahaga praegu, kelle rahaga need sigadega toimingud toimuvad. Samal ajal tõsteti fossiilkütuste hinda kunstlikult, näete, süsinikumaksud, CO2 jälle, ta on paha. Et lihtsalt hoida kogu kliimapüüdlikku tööstust elus, et elus tuleb hoida kliimatööstust ja pakkuda investorite vähemalt mingit kasumit, et nad ümber ei kukuks ja ei lööks käega. Kuid Donald Trump ja vabariiklaste võiduga on maksumaksja kulul peetav pidu nüüd selgelt läbi. Näete, seda ütleb ka Report 2 ja kõik need programmid, mis tulevad, et Donald Trump on Ameerika eest väljas ja siin võiks ka valitsus ja plaan B-d ja ülejäänud väiksemad kogud olla ka Eesti eest väljas maksumaksjaga. Näete, siin on eeskuju olemas, aga kui ta meil läheb, vaatame edasi. Ja näete, aruande kohaselt, see on Ameerika aruanne, siin ei ole midagi panna, on aasta algusest tühistatud või määramata ajaks edasi lükatud investeeringuid kogusummas $14 miljardit. Vaata, see on suur summa, seda ei oska ette kujutada, muidu reklaamid on ka meil, et ostle nagu miljardär, no et siin on $14 miljardit olemas. Ilma toetuste ja maksusoodustusteta, vaadake, pole enamik neist kliimamuutustest huvitatud energiaprojektidest lihtsalt majanduslikult tasuvad. Kui peale ei maksa,
tal ei ole midagi näidata, ta peab mingit õli ja muud ahju ajama. Need on zombifirmad, meil nimetatakse ka neid, oli ka nõukaajal, kui need suured ešelonid, 68 tonni bensiini müüdi, osteti ühe pudeli, 2 pudeli eest ära, kes vormistas ühekordse ära. Näete, need olid ka zombifirmad ja ellu tuleb ikka need zombisid juurde, millel pole valitsuse toetuseta elujäämisvõimalus. Olgu selleks siis akutehas Arizonases, näete, akutehas tahab raha. 2 elektriautode tehast Michiganis tahavad raha. Ja vesinikuprojekt Lõuna-Carolinas, näete, või mitmesugused päikeseenergiatehased teistes osariikides. Kõik need on kallid ettevõtmised, mis isegi valitsuse jätkuva toetuse korral poleks tõenäoliselt veel aastaid majanduslikult tasuvad. Kõrged tootmiskulusid ja madalat nõudlust ei ole lihtne leevendada. Vaadake, kui seda juhuelektrit keegi ei taha osta ja neid päikesepaneele ta tahab, et kogu aeg oleks see asi, või näete siin elektriautotehased on 2 tükki Michiganis. Tahavad raha saada, sest autosid ei osteta ja need akutehas samuti Arizonas, siin on neid akusid vaja siis saada, kui on see juhuelekter kuhugile salvestada. Ja näete, ei ole lihtne leevendada ja loomulikult kurdavad kliimatööstuse esindajad selle üle, sest niigi suurtes võlgades USA valitsus teeb nüüd kogu selle subsiidiumi hullusele lõppu. Aga mis majanduslik väärtus on sellistel zombifirmadel? Nad tahavad kappi ja luukeredana. Kas eesmärk on luua püsivalt subsideeritud töökohti ja suunata maksumaksja raha investorite taskusse? See näib Ameerika Ühendriikides aeglaselt lõppevat. Näete, see viimane lause juba midagi näitab, ta lõpeb ja kui aeglaselt, kui kiiresti, aga tal on ikka minek suurriigil, võtab aega, aga kuna Ameerika on ka nagu osariikides, siis hakkajamad osariigi pealikud, need teevad asja kiiremini, on teistele eeskujuks, teised, kellel ei ole seda, venitavad natukene. Nii et läheme edasi, see aruanne, näete. Ja nüüd viimane, nagu küsimus oli, kas Kreekas on nüüd tekkinud päikeseenergiaga probleeme. Ikka Euroopas ega meile suurt ei räägita, meil ei ole probleeme, meil ei ole kusagil probleem. Probleemid on ainult siin, ütleme, põhiprobleem, millest eksperdid räägivad, on see sõda siin kõrval. Aga muud meil ei ole ju Eestis ja Euroopas. Ja näed, aga sealsed, kes loevad natuke kauemalt ja kahtlevad, et kas tõesti. Näete, nüüd on päikeseelektrijaamad avarii välja lülitamine, liiga palju päikeseenergiat Kreekas. Näete, 12. juuni, olete seda kuulnud, et nad lülitasid välja. No, ma ei hakka oma arvamust panema, sest võib-olla ütlen täppi ja siis olen jälle nagu selgelt nägi. Jätan teile mõtlemiseks. Ja näete, Kreeka pöördub samuti üha enam päikeseenergia poole. See aga tekitab nüüd tohutuid probleeme. Elektrivõrk lihtsalt ei suuda korraga nii palju elektrit käsitleda. Tulemus, tipptundidel tuleb tuhandeid süsteeme võrgust lahti ühendada. Kreekasse on viimastel aastatel ehitatud kokku 10 gigavatti tootmisvõimsust. Võimsust on tulnud. Ainuüksi eelmistel aastal oli 2,5 gigavatti. Probleem on aga selles, et tipptundidel toodavad need päikesepaneelid nii palju elektrit, et kogu võrk on ülekoormamise ohus. Juhtmed suitsevad. Neil on soe ka seal 40 kraadi, neid on vaja jahutada. Jahutamise peale võib-olla saab sealt natukene alalisvoolu ventilaatorit panna, aga üldplaan on ikkagi täitsa kole. Seetõttu tuleb tuhandeid selliseid päikeseelektrijaamu korduvalt võrgust lahti ühendada, et vältida ülekoormust ja elektrikatkest. Nagu paljud teised riigid, maadleb ka Kreeka täiesti nurjunud energiapöörde tagajärgedega. Tootmismaht, ilmastikutingimustest sõltuvus, aeglunud võrgustruktuurid
siin ütlevad aegunud on, aga nad on vanad. Aeg on konstantne, aga no siin on selline sõna sees. Noh, ja üldine kliimahullustus ei aita tagada inimestele ja ettevõtetele usaldusväärset ja taskukohast energiavarust. Päikese elektrijaamad, millel ei ole lubatud elektrit võrku anda, ei teeni samuti raha. Ja need tuleb lõppkokkuvõttes tänu elektrienergia ostulepingutele pinnal hoida toetuste. See tähendab maksumaksja raha abil. Näete, need on kõik sellised ilusad asjad, võimsust on, palju on ja paljud mitmed isegi sellised imelikud energeetikud arvavad sellist teemat, et need tulekahjud, mis seal soojades maades on, seal Kreeka ja nende juures seal, et need võivadki olla just nendest ülekuumenenud päikesepaneelidest ja muudest sellisest, nad on päris soojad. Nii et sealt süttimine võib ka olla, aga sellest ka keegi ei räägi, et see ei saa olla, muidu läheb see rohepööre kohe kinni ja kuidas sa seal teed ikka, nad peavad uurima seal mitu aastat, et kuidas see üle-eelmise aasta suvel need põlengud olid seal Roodusel ja kus need saartel on. Tuleme nüüd ekraanile, paneme siis kokku selle pildi, mõelge nüüd ise, seesamane Ameerika pool, mis seal Californias ja mis seal toimus, mis siis Kreekas toimub, kas meil on selline mõttekas sörkida sabas või natukene lasta nendel hullukarjadel ühele poole, teisele poole ja istuda seal laia ääre peal niimoodi, las nad jooksevad ühelt poolt ära, siis tuled robinal tagasi, siis lähevad tagasi, siis kui nad ära väsivad ja need ära, siis ütleb, et mitte puhkata, nüüd vaatame, mis te siis lõpuks välja mõtlesite. Ja küll nad mõtlevad ka välja ja saavad hakkama, suurriigid on suurriigid. Ja kui te mäletate Kreeka kohta, mis oli, me maksime ju, andsime kunagi Kreekale ka raha, kui me Euroopa Liitu läksime. Ja eks nad saidki selle rahaga ka neid päikesepatareid ja tuulikuid ehitada käsukorras või korruptsiooni korras või kuidas see värk käib. Nii, minu poolt selle kohta kõik. Aitäh sulle, Andres. Ka minu poolt ei ole rohkem küsimusi. Kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.